siia pane ka üks lõmm ja ära kurat Madis Sarapuu kahe vees. Soed sa? Ära hukkus, seda ma arvasin kohe ja ei ole mul selle vastu ei ole midagi. Ja tead seda elu rõõmu õli rohkem. Nõnamoodi. Kaua mitmendat aega mul see trolleraanis siis kõik kestnud on. Oda, ma rihkin selle praegust välja. Nii, kui sõrmedest ei aita, nii. Esimene kord oli see, kui see praegu just tuli, ütles, et tule Tallinna ja teemi seda. Nii läksime, hästi ei mäleta. Aga siis oli järgmine, ma hakkasin ehitama seda kuradi. See aitama ei lauta, ei no ehita, öösub ehitasin. Nii, aga mis sest ehitamist sai? Ei no see ei ole tõhti, see oli järgmine. Ei no, sõrmi mul arvan ka seda haridust ei ole. Las ma mõtlen, oksa oli kiire kõrvus, kui ma alustasin. Ja siis me hakkasin niitma, vaata seda siin. Mina elan lõbus ja panen pidu. Tööd. Tööd on minu alati tehtud. Ta on korras. Mida see ehitusajal seal 7 aastat ehitatakse aitab? Ma pole üle korra ehitab. Ooda. Tähendab, oksad oli kiire kõrvus, kui ma alustasin. Aga aeg läheb ja armu ei ole. Kas oli jaanipäev uks ees ja kes te teate, mis juhtus? No pidu saan, pidu. Sina ka saad seal kõlakappu. Aga nüüd ei ole muud juttu juht. Pood kinni ja koju. Sina maga seal oma põõsas edasi. Mina lähen koju. Lihtsalt enam ei jaksa. Mis raamu see on vambli on kurat.
ükskord lõpeb. Aida ehitus pooleli juba mitu kuud. Sead pääsevad viljapõllule. Aidas ulatub juba sõnnik lehmadele udarateni. Ei no, küll kesta ei saa. Midagi peab ette võtma. Mida teha? Kuidas pöörata elu endisele rajale? Lähen tänavast minema. Aga kuhu mul minna? Ajandasid minema. Aga mis õigusega ma seda teen? Issand jumal, kuidas küll pöörata elu õigele rajale, nagu siis, kui Madis Rabas tööd teha oli, talukoht korras ja hoitud. Madli, tule ruttu siia ja kutsu naabri Jaan ka ja kutsub Jaagu ka kaasa. Asi on kiire ja tähtis. Õnneks ta nüüd sulle und, et me oma plaanid paika saame panna ja nii, et sina sellest midagi ei aima. Maima, mis nüüd kui juhtunud on? Tasa, istuge nüüd siia, istuge kõik. Mis nüüd? Ema nüüd sulle kõige kiirema töö ajal tarre kutsuda naabrid ka veel. Mul ei veina liikunud. Jah, me poisiga jäin pooleli ja sina maali kutsud meid siia. Just kipub vihmale ka minema, noh. Kuulake, nagu te kõik olete kuulnud, näinud ja oma nahalgi tunda saanud, on meie Madis juba pikemat aega viina saatanud nesti löönud. Ei teada enam ööst ega päevast, tööst ega puhkusest, nii kuidas silma tabab, otsib kohe uue pudeli. Ei ole ta enam pesnud korralikult ega söönud. Käib ta küla, praba. Igasse asjasse segab vahele, kärgib, nagu hoogu satab, siis õpetab ja seletab, kuidas elu elada ja tööd teha. Tõesti, ja see nii see on. Minu arust ka ainult viimasel ajal käsutab ja pragab. Jah. Täitsa mõistus on taastunud. Alles hiljuti tuli meie hoovi ka ja kärkis minuga, et mina ei joo temaga viina, ei ole tema üldse sõber ja lõppude lõpuks Aida ehitusel ka üldse ei aita. No mis toimub, noh? Täitsa nuhtluseks on muutunud. Ei lase rahus toimetada ega töötada. Muudkui õpetas, kuidas teha ja tragab. Kõik käsib valesti. Minu arust juba väsitab viimasel ajal kogu pere ja naabrid ja kogu küla. Nii see on. Ja selleks, et sellele lõpp teha, on üks plaan valmis. Räägime. Ja selline plaan. Sina pead temaga jälle natukene ühe ree peale saama. Mina Jaaku ja Madrit küll sellesse ei segaks. No kuulake, kas siis on parem, kui ta edasi joob ja viimasegi mõistuse raasu kaotab või hoopis viina surma sureb? Mina ei tea, kas ta seda ikka uskuma jääb. Võib-olla esialgu ei jäägi, aga meie peame kindlad ja tõesed olema. Me ei tohi talle hetkekski anda mõista, et meil tõsi taga ei tule. No jaa, sellest saan ma veel aru, aga mina... Ole see. Oi, see viib küll enne mõistuse, kui üldse midagi tagasi toob. Ole see plaan nii hullumeelne midagi. Kas siis on parem võtta edasi? Nii, jääme siis selle plaani juurde. Ja ootame, kuni ta natukene ärkab ja siis tegutseme. Ja vaadake, et keegi sellest plaanist Madisele midagi ei räägi. No, olgu.
oleme kokku leppinud. Aga hoiame siis kokku ja loodame siis kõige vägevamale, aga ärme ise käsi lükka lase. Tubli, teeme siis nii. Ootame, kuni ta ärkab ja siis tegutseme. Sõõn selle loo, et sellele nii ehti maitseb. Ega siis lõhna ja maitse pärast ei ole. Ikka sellepärast, et pähe ärkaks. Et lõbus oleks ja murega muneksid. Kas siis teistmoodi ei saa muresid jõustada? Küllap saab, aga näed, vana Madjas ei oska teisiti. Kui ikka lõbused, siis nädal aega järjest. Ja teise nädala püüab muresid unustada. Ja kuidas need mured siis lõbutsemist tulevad? Täiskasvanutel on need asjad ikka kummalised küll. Veel kummalisemad, kui seda kuulkjana vett juuakse. Meie seda ei joo ja kummalisi asju ei tee. Parem, kui seda keegi ei jooks. Otsime nüüd hoolega. Laseme nüüd jalga ja muidu keegi veel tuleb. Nüüd jätkab vana Madis üles. Saaksin nyt kas või ühegi loksukese, siis oleks elukoha päästetud.
tõesti midagi ei jalgas ei jäänud. Kui vain kuskil olen olnud. Siin ta mul ongi. Midagi. Saab lonksuke seal. Seal küll üks linnu nokka käis. Midagi peab ette võtma. Aga midagi peab ette võtma. Saaks öelda punsutäie, siis hakkaks elu vaim tagasi tulema. Mis kurat see on nüüd veel on? Ei oodanud kedagi. Mine tea, äkki on mõni, kes suudab mind aidata. Tule sisse tea, uks on lahti. Ei tea, mis. No tere, Madis. Jalad all, kas sa näe? Üldse ei nutagi. No sul tarvis on. Mul aga küla luba kuulata tegijast. Tead, külas on juhtud lahti, et sul on, oled oma käe jälle viinakuradile andnud.
need külaitide suisioa kinni toppinud? tead, ega ma sind pikalt ei piina. Ma tõin sulle rohtu, näed. See teeb kiiresti sinust uue inimese. Mis sodi sa siin oled kokku kehtinud? See lehkab nagu sõnnik. No See oli suu lähedal pannud. No ei tea, kas need sinu joogid siis parema lõhnaga on või? Ei, mina neid nuusuta. No ära seda ka nuusuta. Juba ma jõudsin. No, nüüd silmad vesitsevad 7 päeva järgest. Tead, et silmad vesitsevad sul ilma selletagi. No, sina sellest midagi teadnud, taipad. No kas ma selle pärast juurde lõhn oleks hea, maitsev magu. Ikka selle pärast muresid uputavad. No ei tea, mis mured sind siis vaevavad, aga tead, need mured, vaata, need tulevad kõik siit samast ühest kohast. Ei, vaata, tuule, mured, need tulevad sellest, et see tuleb neitele. Tead, lustile järgneb alati mure ja ikka kõik sellest samast ühest kohast. Aga ega ma sind pikalt ei piina, kui sa saad oma nina kinni pigistada, võta üks lonks, tead, läheb paremaks. Oota, tuule. Ma ei saa sulle praegu maksta midagi. Tead, maksta polegi tarvis. No. See on kõige parem tasu, kui sa terveks jälle saad. Meile kõigile ja eeskätt sulle endale. No seda sodi ma küll juua ei saa, ükskõik aimu meil ei ole. Ei sina ikka muu nõukogu linna pealt poes ära käima. Aga sa, näe, sa üks hea tegu ka ära tehtud. Jätsin magamisajaks säärlikud jalga. Ei ole mõnda jalga tõmbunud aega raisatanud kui marss. Kes on nüüd? Pole nagu kutsunud. Oh, tere, Madiska! Astun naabrimehe juurest läbi ja vaatan, kuidas sul läheb ka. Mis sa siin ikka vaatad? On sul ka midagi? No nii. Kuule, võtsin ja ühe kaasa. Arvasin, et kuulub sulle ära teada. Ei, muidu.
sinuga juba sõbramehed oleme. Minu mäletamist mööda oleme poisikesest peale juba naabrimehed olnud. No ma arvan, et tuleb 45 aastat ära juba. Jaa, aga 45 aastat. Aga aega jääb ja armu ei ole. Aga näed, nüüd oleme juba täisi mehed. Täitsa täisi. Võta peale ka. Ei no ma mõtlen ikka tõsiselt. Oma koha peremehed. Seda. Ütle mulle, kaua sellest juba möödas on, kui sa üks oled? Kui sulle naised taevarandudel ära läks. Sellest on ka ikka juba oma 15 aastat. Ja. Aeg läheb. Näed, poiss jaoks kui ka juba täiskasvanud mees sirgu. Annan. Vastan vanakene taluga üle või mis? Tead, mis ma sulle naabrimis ütlen? Sul oleks aeg juba naine majja tuua. Ja no tõsi jutt, mul tuleb poiss jaoks sinust mööda. Kuule, Madis. Tead, mis on? Ma tulin sulle ütlema, et Räägi, härra hoia vakka midagi. Noh? ma võtan naise. Vaat seda ma tahtsin kuulda. Vaat selline Oh, peale läheb oh, oh. sürgetusamet. Madis. Vaata, sulle pole need esimesedki veel mõjuma hakanud. Ja tead küll, nii kui sa jood, oled riiakas ja jonnakas. Aga ütle mulle, kes on siis nagu see välja valitud? Kas ei siin Toila rannamaade roosikene õitsema? Ära räägi. Mul on oma tahtlused, ma ütlen ise selle asja. No see on muidugi see rannariina. No ma olengi jõulas, ta sind jõuluajal vaatas, rohkem kui jõulukuulda. Aga nii pilguga kodupolitseikud on mulle majas, ära ma sulle ütlen naabrus. Ei, Madis, valel teel oled. Tead seda, et sa tunned küll teda, tead. Ta on siin meie silma all ikkagi ilusaks nooreks neiuks kasvanud ja suureks sirgunud. Oi. Kohe ilusale neiule silma peale. Jah. Lausa kaunitab. Ja. Laseme mõtlema, kes need kaunitavad meil siin ei ole. Tulus ma kohe ära ei saa. See on see Anni, see Martsa poolt ei sea. Noori kui laus, soovime õnne naabrungas. Ei, tema see ka ei ole. Jaa, ära jama, kes siis on? No, tere, isa. Oi tüüp. Kuidas sul läheb täna? Aga tänu Jaanile, kurss on Nord-Vest täis käitud peal. Tema tegi mulle tule kakla alla. Kohtu üks õige sõber, aga abis aidaikumis. Ja kui vana jumala kurat koos maa jätab, siis Jaan paneb minu jalga. Ega sina tead, kas seda teadmist tema nüüd on endale nõuks võtnud? Naise toob majja, tapis. No, see on küll hästi. Küll on hea, Jaan, et sa ise selle sõnumi edasi andsid. Ma ei tea, minul oli küll hirm, et kuidas talle seda nüüd öelda.
enam niimoodi onu Jaanis üles istuda. Ei. Las ta istub. Oota, mis siin niisugune on? Ei, ma ei olnud. Või. Ei! Madis, sinu Mari, ma võtangi endale naiseks. Mida vaata praegu kas lõhkumatele esitas. Ma tahaksin onu Jaaniga paar sõna juttu ajada. isa, nüüd pea küll hoogu. Ma ju ütlesin sulle, Madis. Ma ütlesin sulle, kui sa jood, oled rõõnakas. isa, vaata, tegelikult Jaan on nii hea, näed. Aida ehitamisel on sulle abiks. Saad abiks ka ilma naise võtmiseta. Aga nüüd aitan sind nagu sugulane või? Sa kuramuse siti. Sa ütle, kui vana sa oled, ha? Ja kui 50-aastane toim. Ei, Madis, 49. Aga kui vana Madi on? 20. 18. Oota nüüd, isa, mis sinu Isa, oota, ista. mis sinu võitlus? Päris ilusse valu. Sa, Madi, mine too mulle selle koera varvast mööda see. No isa, sellega on selline lugu, et vaata need poid läksid sinna sisse, siis ema pani üldse selle poituli külje aluseks. No too siis rätsad tuleb käärid, ma võtan siit kellegi karvad maha praegu. Jaan tuleb. Istume nüüd ja räägime. Ja. Meeste moodi. Ja. Kas ma olen ees puhtav siljoon? Või see mingisugune haige unemäng? Või on sul seda tõesti taga? No Jaan, kuule, noh. Sa äkki mõtled ringi, noh. Anna selle uue aida sulle, noh. Koos ehitada lõpuni, noh. Mina sulle. Ei mõtlegi. Ma armastan Madit. Seda esiteks. Ja teiseks? Teiseks, Aida sandi tuli endale. Sa ütled, sitikas tead. Sita. Sul oli nii palju raagi pulmi pidanud. No miks peab? Äiaga paika. Aga kui lapsed tulevad, kuidas sa nõiaga ülal pidanud? Küll nad tulevad, ega need tulemata jää. kuule isa, vaata ma neid käe ma ei leidnud. Aga pointed ma võtsin küljealuse ära, sellest peaks teile aitama poisid enne. Vii minema. Kuule, vaata seda ema rohukappi, mida linnus hakkas nii piistama äkki. Vana sita sa oled. Mida sa minuga teed? Kas sa mäletad, kui sul peale tema sünnist ja varvad teisi? Mitu õlapäeva sai teisi pestud? Aga nüüd saab varsti tihedalt pesta. Oli selle, oli. Aga mis nüüd on? Kuramuse sitiga sa mõtlen. tema ravimikapis rohkem ei olnud võtta sellest. Ei ole vaja. Sulle ju piisama. Sa, Madi, mine nüüd kööki ja praegu mul üks tükk liha. Nüüd ma tahaks hirmsasti süüa. Jah, kuule, kui sa ikkagi jood, ma ütlesin sulle, Madis, ära joo, sa oled riiakas ja jonnakas. Ei ole midagi. Aga veel, see piiskab ammu ära auru. Ja sul
sõnu veel. Ma ei ole veel midagi otsustanud. Madis, millal sa üldse midagi otsustanud oled? Kutsume Maali siia, nüüd on vaja ikkagi otsustajat. Või Maali, tema ei otsusta siin midagi. Madi, ole kallis, tule siin. Juba oled majas käsutaja. no kallis, sa siis otsusid. Muidugi. Ole hea, mine kutsu Maali siia. Praegu on vaja otsustajat. Ja sina, Madis, Sobi nii. kuula, mida Maali ütleb. Siin on vaja otsustada. Aga minul on kiired asjad. Temal on kiire asja. Kus ei juhtu. Oli nüüd! no Madis rääkis sõna, et sa oled jalule saanud. Siin tõusevad varsti surnud ka jalgadele. mis siis nii kurutavat on juhtunud, et kohe surnud üles tõusevad? Ükskord pidi see asi juhtuma. Aga niimoodi, noh. Pulmaga tuleb, no mis muud. Pulmad. Kes sulle seda rääkis? Ma pidin justkui ise seda sulle ütlema. Sina ise. Aga midagi kõlasid tulla. Ega see küllale liiga ei tee. no vaata, Madis, sa oled tubli mees olnud, oled töödega hakkama saanud varem, oled külas au sees olnud. Oot. Mis mahtuse kõnet sa mulle nüüd siin? Ma kogu olnud ja enne. no aga sellest ajast peale, kui sa viina saatanaga meist oled öelnud, kõik muutunud. sind pole nädalate viisi töö juures, sind ei huvita, mis põllul või koduõuel toimub, sind ei huvita, kuidas aita loomadele nina esile varutud saab, kuidas perele varu saavad. Saavad jah, aga mitte sinu abiga. Sinust pole siin enam peremeest ega meest. Kus sa saadud? Jaa, saatan oli sinu sisse pugenud, täiega võimust võtnud. mina enam niimoodi elada ei taha. Lähen sulest mine. Või tema läheb minu juurest minema. jah, Enam niimoodi elada ei taha. Aga vaat ütle mulle, kuhu sul minna on, kes sind parajalt tahab? küll tahteed on. No aga mis nendest puulmadest saab? Oi küll, need pulmadki peetud saab, aga mitte siin majas. Mis asi see kõik nüüd on? Kuidas kõik ümber justkui ära rahunes? Madis, midagi peab ette võtma. Sina oled siin juba küllaga ette võtnud. Ei, asjad on väga hullud. Noh, ma arvan, et enam hullemaks minna ei saa. Aga sina võtsid minu tütre ära. Maali läheb minu juurest minema. Kuule, Madis, saab minna küll. Vaata sedasi. Mis sellega veel on? Mina olen ta suureks kasvatanud. Mina olen talle elutarkust jaganud. Aga poiss teeb hullu tempu. Tahab naist võtta. No see saab ka naistada. No mis temast on? Vaata, mina olen mina.
Aga tema on tema. Ja ma ei julge sulle isegi ütelda. Ta tahab. Vaata, Jaan. Tema on juba suur mees ja kui tema tahab, meiesugune kännu siin vaka. Räägi, poiss. Käisin merel võrke vaatamas ja sõitsin kodu poole. Ja äkki märkasin seal kaanteadel eest kedagi askeldamas. Ma alguses ei aru, kes või mis. Lähemale sõudes märkasin, et naine. Ja nagu Jumal on loonud. Ei liige hirpugi selline. Mul see nagu esimene kord. Nagu nii lummas ära. Eks sellised asjad juhtuvad ikka ükskord esimene kord. Lummas ära. No ja, ma ei oska kivistada. Ei saanud liigutada ega sõnakust. No nii see paat vaikselt liikus, kuni vees oli ja mind märkas. Mis siis edasi hakkas saama? Käed kanged, suu vett täis. No ja, vaatasime teineteist ja ei teadnud midagi teha. Mida teha? Midagi tuli ju ette võtta. Ma kutsusin ta paati ja sõutsime koos randa ja nüüd tahan teda naiseks võtta ja tema on ka sellega päri. Vaata, kus poiss tõmbas näki neiu välja. Kes see näki neid siis on? Võib-olla midagi tunne. Räägi, poiss. Oled ju nüüd mees. Maali. Madis, kuulsid? Mina kuulnud midagi. Ja üldse, mis see on minu asi? Tema saab kosida taha. Madis, on küll sinu asi. See on Maali. Sinu Maali!
meil jäi veel eelmisest aastast hooldamalt järele, jätkub poistele ja jätkub tüdrukule. Oot. Ma teen kohe lahti ja siis sa vaategi kuivatatud metsa. Oot. Nii, aga võtke see kott kaasa, minge kaasa. Aga peaasi, lapsed, et te enam kompekid harrastama ei lähe. Meie küll ei võtnud ühtegi kompe. Poised ise andsid neile. Kust sina seda kompeki asja tead? No, küllap ma juba tean. No, minge. Ja, no küllap mina juba tean, mis on halb ja mis on hea. Vaata, kui sa siit pudelist seda kanget võtad, siis kui sa liiga palju jood, ta muutub ju mürgiks. Aga magusaga on täpselt sama lugu. Nii et ikka vähehaaval ja ikka mõõdukalt. Ikka vähehaaval ja ikka mõõdukalt. Sina, Tuula, tead juba rohkem kui meid ja kõik kokku. Jaa. Räägi, mis sa arvad? Kõik läheb ikka hästi. Süda valutab, mis me küll teinud oleme. No, aga mis te heade kavatsustega tegite, see kannab ka head vilja. Sina aga tead, mida me tegime ja mis kavatsustega? No, ega sellel ei ole vaja suurt läbinägemist. Ainult, et külarahvas, nemad võtavad kõik asju tõsiselt ja nemad vaatavad seda komenti, et küla klatsivad need. Nemad tahavad hirmsasti taga rääkida, aga ja tüli norivad külamehed. Ja nemad muutub asi, et saab taga lõõpida rahva hulgas. Kui sina oled ikka tark. Oh, mis nüüd mina tark, hoopis sina ise oled tark. Vaata, kui sa oleksid rohkem või kauem aega leppinud Madise joomisega ja ei oleks midagi ette võtnud, no siis ei oleks ka mitte midagi muutuma hakanud. Midagi oli vaja ette võtta. Sul on õigus, midagi tuli ette võtta, aga kas sa arvad, et siis asi läheb paremuse poole? No, aga halvemaks ei ole ka läinud. Aga Madis on ju kadunud. No küllap ta lahkub kuskile haavu ja küllap vasti välja ilmub. Aitäh sulle, Tuula, heade sõnade eest. Võta ja. Aga me lähme nüüd Minge. inimeste sekka. Üks ei taha mitte olla. Minge pealegi. Ja, ikka vähehaaval. Ikka mõõdukalt. asjad on nii naliks läinud, et julgen rahvuslus olla. Pandaks kontidega nahku. Päris häbilugu. Mina ja Maari. Mina ja Madi, parem või? Küll see Maali oskas ikka suppi kokku keeta. Ja meie olime selle helpimisega kohe nõus. Aga midagi tuli ju ette võtta. Me ei saanud vaadata, kui sellest naabrimees ennast surnuks joob. Ega saanud, jah. Aga ikkagi väga naeru lugu. Noh, Me oleme terve küla naeru alused. küllap sellelegi üks hea lõpp tuleb. Küla tuleb. Kas mehed ei taha ka väikest punnsuudeid võtta? Tuula! Sina! Mis sina siin teed? Puitsuudeid. Mis see asja paremaks teeb? Aga väike juureleotis, see teeb asja ikka paremaks ja saate asju vaadata ka teise külje pealt. Jaa, külg või külg. Narrlugu on see ikkagi. Narrlugu, jah. Noh, aga kui teie südametunnistus on puhas, siis on küll teie teodki õiged. Oot.
see kogu küla teada. Ja parem ongi, kui nad võtavad seda asja tõe pähe ja siis ei jõua see komejant ka Madise kõrvu. Ja kui see Madise kõrvu jõuab, siis on meie sõprusel küll peal. Siis on juba hoopis teistsugusemad lood. Missugused siis? No ikka paremad kui praegu. Mis sind puhul hakkab küll kartma kohe. Tõesti. Minge nüüd, kui südametunnistus on kohas, siis on teie teodki kõik õiged. Oi, kukkus maha. Siin ei paista küll ühtegi sõna ja õitu. Sina oled ju sõna ja viise. Ära, Andi! Kas sul mõistus otsas on või? Vastupidi, just praegu liigimistas praegu. Mis tegelikult annaks teisi killu? Teisi killunaga sind tahan endale. Aga meile peame sõna ja õitu. Sõna ja õist tuleb juba. Aga sõna ja õist toob õnne kogu eluks ja toob üksmeelt. Sõna tuleb kogu õnne alati ära rehkama. See on selline üürikene nauding. No kuhu see riiukukas naistekõrgutaja nüüd jäi? Oli ju siin. Kogu see aeg vaatas ainult mind. Kohe ihu tegi kuuma. Aga küla peal on teisi naisi ka, keda vaadata. Aga jookse nüüd ruttu. Küll ma jooksen. Vot missugune asi on selle õnnega. Kõik otsivad seda õnne taga. Kõigi jaoks on ta nii erinev, aga ometigi nii sarnane. Kuula, Jaa, kas ma võin sinu juures natuke istuda? istu. Kuula, kusagit ei leia enam asu. Külarahvas muudkui naerab ja lõõbib mu üle. Miks me pidime isa selle pettumise tegema? No küll see lõppimine läheb üle ka ja see mäng oli rohkem nagu naljamäng minu meelest. No nii väga tahaks loota, et isaga ikka kõik korras on. No süda nii väga muretseb. Aga kust sina muidu tead, et me talle sellise komejandi korraldasime? No aga selle jaoks ei ole vaja ka nii erilist tarkust. Sest et kui sina, tütrekene, sama vanaks saad kui mina, küll sa siis hakkad ka asju palju paremini märkama. Külarahvas ju ei saa kõigest. No nemad tahavad seda uskuda ja sellepärast nemad usuvadki seda. Aga Tuula, kus sina nii tark oled, kas sa siis tead ka, kus mu isa praegu on? No ma arvan, et ta kuskil seal metsatukas vaatab, kuidas külarahvas lõbutseb. Ja ma arvan, et teda süümeviinad vaevavad ja... Aga nendest süümeviinadest ikka saab üle. No tõsine Eesti mees saab kõigest üle. Mõtleb oma elu üle järele, vaatab oma vigasid ja püüab parem olla, ei astu enam samasse ämbrisse. Tuula, kui see kõik nii oleks. Nii väga tahaks, et isa oleks jälle sama lugupeetud mees, kui ta varem oli. Kuule, sa Madis, tule nüüd sealt põõsa tagant välja ja võta oma julgus kokku. Ei, ma siin niisama. Ma tahtsingi rahva hukka minna. Isa, kus sa olid? Kõik nii muretsesime. Ja kus mina olin? Ei soovitaks ma teil, kellelgi oli. See vist pidi olema päris põrgu tuli. Põrgu tuli see oligi. Oletas ja kõrvetas, piinas ja vaevas. Aga kas sa minu juurde leotist proovisid ja kas see aitas? Ei proovinud. Sain ise kõigist üle. Aga võta praegu. Saab küll paremaks.
sai tehtud minu poolt. Ja mitte kõige algama peale. Kui te nüüd niimoodi otsustanud olete, et minu maha jätate, siis pean sellega leppima. isa, ei, me ei jäta. See on minu ja Jaani paari heitmine ja ema ja Jaagu tobelugu, see oli lihtsalt üks välja mõeldes. Me lihtsalt tegime seda selleks, et sa näeksid, millest sa võid ilma jääda. See tähendab, polegi siis tõsi. Ei, muidugi mitte. See on lihtsalt tobe kokkumäng. Ega sa meie peal eluaeg vinnu panna. See kokkumäng, see on nii tõepool, et ma jäin seda siiralt uskuma. Alles praegu, kus sa selle mulle kõik üles mõistad. Alles nüüd hakkab ma aru saama. Missugune roll ma olen olnud. Roll, mis õppinud viina võtmisele piirkonna. Loll, et tööd ootusse jätsin. Loll, et oma lähedaste vastu niivõrd hoolimatu olin. Sa siis andestad meile? Muidugi andestan. Muidugi. Enamgi veel. Ma olen teile siiralt tänulik, et te mu silmad suutsid avada ja mõistuse paika panna. Keegi pidi midagi ette võtma. Ja minust polnud asja. Siis tegite seda teie. Aga läheme nüüd rahva sekka. Mul on teile midagi tähtsat öelda. Sa näed, kes välja ilmus ja täitsa oma jala peal. Nii, et ma mõtlen kuidagi olevat. Madis, kus sa küll olnud oled? Ega sa kallale kippuda taha? Me peame sulle midagi üles tunnistama. Sa minu kallis naisuke. Kui taibukas sa oled. Kuidas sa oskad kõike sinu ja korda seada? Sa siis tead, sa tead. Jah, ma tean kõike. Ja pole teie peal üldsegi pahane. Ole pahane. Kas ka selle peale ma enda ja Maarja sulle varjata? Ka selle peale mitte. Ma olen kõik need päevad teid siin taga igatsenud ja sügavasti kahetsenud kõike seda kurja ja paha, mis ma teile teinud olen. Ja õigupoolest oleme ära teeninud palju suurema karistuse kui see vingermus, mis te mulle siin maa mängisite. Sa, Madis, tule võtta parem meiega üks kangel suudeks. Ei, sellega on nüüd alatiseks lõbu. Ega sa mingi haigeks pole jäänud. Ei, mis terveks olen saanud. Ja mis arsti oli siin küll terveks saanud? teada, mis see nii väga haigeks jäänud, selle tuleb ravida. Ja ammu teada tõe, ainult üle ei tohi ravida. Ja selline veel haigemaks tegema. Ei, hoopis lähedaste inimeste mure ja hooliv suhtumine aitas mu sellest tõesti jagu saada. Ja kui poleks olnud nende poolt seda kokkumängu, küllap oleksin vist siiani põdenud. Jaa, aga me ei teinud seda paha pärast. Me tahtsime sind terveks ehmatada. Ka inimest tean. Seda te suutsite. Ja kuidas või? See teie poolt etendatud tõsine naljamäng sundis mind sügavasti kõige järel mõtlema. Kas ma tõesti pean kõik siin eluses kaotama? Kas tõesti see salgaval märk suudab mul kõik ära võtta? Ei! See pole seda väärtus. Minu ainus tõeline väärtus olete kõik teed siin. Kuulake, mis mul teile öelda on. Toila on üks väärt koht elamiseks. Siin on nii palju tegusaid inimesi. Siin on haruldaselt kaunis loodus. Siin on meie kodu. Hoidkem seda, hinnakem. Osakem seda kaitsta. Minul oli aega ja põhjust selle kõige üle tõsiselt järele mõelda. Ja ma ütlen
seda saalitu jooki. Ja sealt sama küsib, kui et minu nimi on Madis Sarab. Ja selle tööstuseks tahan asutada karstusseltsiga. Ja just nimelt, hoida karstusseltsiga. Kõik, kes siin minu kõrge tundub, tulge homne päev ja pangu mõni kirja. Kuulus, kas ühtegi ilka peal seda ei tohi enam võtta? Mis mees see on, kes seda ilma on? Sellele pean ma küll tõsiselt mõtlema. Ka mõtle seal supi sisse. Aga et mitte sellise supi sisse sattuda nagu mina, ei ole vaja mõelda. On vaja tegutseda ja otsustada. Siis rohtub küll tee külapoeni ära. Onu Madis, kas kompeki saab ikka? Mida ta tahab? Kompeki saab ikka. Napsi veast üle ja siin me oleme napsivabad. Nii et suur tänu teile ja veel kord üks